tere armas pererahvas! Minu tänase episoodi külaliseks või õigemini vestluspartneriks on Indrek Viska. Ja ma olen väga-väga põnevil, et te saate seda kuulata, sellepärast et Indrek on minu silmis väga teaduspõhine ja asjalik ja päris teadmistega treener. Et põhimõtteliselt kõik, mis Ints ütleb, mina võtan seda puhta kullana. Nii et nautige ja ma loodan, et te saate väga palju tarkusteri endale jälle taskusse. Mina saan nii kaua juba alustada. Tere tulemast minu lahedasse podcasti. Tervelt segane. Tänaseks külaliseks. Ma ei saa isegi sulle otsa vaadata. Tänaseks külaliseks on meil Eesti parim jalgrattur. Nagu outfitis näha. Indrek Viska. Suurepärane. Hea sissejuhatus. Kõik jalgratturid praegu mõtlevad, mis see vend on. Pole stardis näinud. Tuleb valida võistlusi. Tuleb ise korraldada. Ja seal tiitleid jagada. Teed hommikul enne ära, enne kui start on. Nii kui ikka. Appi. Nii, aga Indrek, no meie teame juba väga kaua. Seda küll, jah. Sina oled, mina arvan, et mu kõige pikaajalisem treener üldse, kes on minuga viitsinud toimetada. Ja kelle juurde ma olen jäänud ka nagu väga nii-öelda püsima. Et meil need ikka... No ma arvan, et see on lihtsalt nagu see õige asi nagu. Õige klapp. Jah. See on kindel. Nagu, et sinna ei saaks nagu, mitte et ma nagu ei teaks midagi, aga lihtsalt nagu see, ma arvan, et nagu see mõjutab kõige rohkem nagu seda, et kui sa nagu, tekib selline, ta nagu mõistab sind või nagu saad aru vaata ja siis on nagu seda... Kurat, ma hakkama kohe asjaga pihta. Ma tahtsin, et see tutvustaks ka, aga nagu, aga see on väga-väga tegelikult õige, et selles mõttes, et nagu, et kui sa käidki treeneri juures, siis nagu, et see püsima jääks, ma arvan, et üks kõige olulisemaid asju ongi tegelikult see klapp. Et isegi... et sa tunnetad ära, mis on need motivatsiooniallikad, mis inimesel on, et see on niivõrd erinevad ja siis see kõik mõjutab seda. Plus nagu ka see, et kuidas nii-öelda see treener minu meelest sinuga nagu nii-öelda trennis käitub, sest ma oleme sinuga seda kunagi nagu rääkinud ka, et mulle ei meeldi, kui nagu sa ütled mingi 5 veel, sa suudad. Et ma tean, et sa ütled mulle palju ma tegema pean ja ma olen endas kõik, et seda teha, et mulle nagu ei meeldi see nagu nii-öelda innustamine, mis on nagu tegelikult naljakas. Ja seda on su näost näha ka, et sa oled, et see ei ole nagu nii-öelda väga tantsutüdruk võib-olla. Natuke raske on sellega. Ei tundu väga metoodiline. Kuigi ta võib olla ka iseenesest ju, vahet ei ole, kuidas seda 12 kordust kaasa elad. Et seal võib olla 5 veel ka nagu sees. Aga lihtsalt see... eks nagu... see vaata, sa oled ümberringi teiste inimesed ka, vaata, kui seal üks nagu elaks nagu välja seal saalis nagu niimoodi ennast. Ma arvan, et see ei mõjuks ka nagu hästi. See tähelepanu ka vaata, mis sinna nagu nii nagu kaastab, kui sa kellegi treeneri käid, siis nagu nii on ekstra tähelepanu. Ja siis on veel nagu treener veel võimendab ka seda tähelepanu, siis ma arvan, et see on nagu... Teeb tantsukavasid. Et meil on niigi lõbus olnud seal kohati. Nagu positiivselt. Aga... jah, sest minu jaoks võib-olla isegi kõige nagu need motiveerivamad asjad on sinu see noogutus, kui sa teed ära ja siis saad mingi ja saad mingi ma sain selle kätte. Või siis kui ongi, et sa teed ikkagi nagu süstemaatiliselt mingisugust nagu kava ja siis ma ei tea, et kui alguses teeme nagu nii-öelda koos, siis ma jääd mingiks hetkeks üksi ja siis nagu nii-öelda jälle tahan, et sa nagu üle vaataks. Ja siis, kui sina sealt ütled nagu mingi, tegelikult oled tugev, ja siis on jälle see, et 4 kuud selle nimel pingutasin. Moka otsast väike tugevus on tulnud. Mingi Aga täpsustame sinu endaga võrreldes. Aga Ints, tähendab Indrek, kuidas sina üldse nagu nii-öelda... kuulajale, et nagu tutvusta ennast, et mis on üldse sinu taust ja sinu mingisugused tiitlikesed
et kuidas sa oled jõudnud selleni, et sa saad siin praegu minu podcastis niimoodi tarkust eri jagada. Jah, aitäh kutsumast ja tegelikult on ju, ma ei tea, maapoisi tausta, maatöö taust. Ei, tegelikult on nii, et Audentse spordikooli esimene lend, Kreeka-Rooma maadlus. Kuna ma olen kui kaugelt me tulema hakkame, palju sul aega on? Esimene lend, mingi 110. Lõputunnistusel, gümnaasiumi lõputunnistus Kreeka-Rooma maadlus 5, kuigi Eesti meistriks ma ei tulnud seal. Et see nagu tegemata ja jääb vist tegemata. Siis sealt algas, tegelikult algas juba 5. klassist algas see nagu treenimine peale ja siis kuna mul vanemad on pedagoogid, siis on ilmselgelt see on üks teekond, et treener või siis treener. Ja siis teistele edasiandmine, mida ise ei tea, on nagu alati selline nagu parim nagu viis enda õpetamiseks, enda harimiseks nagu. Et nii nagu öeldakse jutumärkides. Ja põhimõtteliselt ikkagi selle kulturismi nagu, siis ma nagu maadusega lõpetasin ära, hakkas keha ehitamine huvitama ja siis läbi selle kulturismi ma jõudsin siis treeneri tööni. Et kus oled kulturist, siis saalis paistad silma, et sa midagi nagu äkki tead ja siis sealt hakkas nagu see rohkem see huvi tekkima nagu kedagi juhendada ja siis kui inimesed ise tunnevad huvi, sul ei, sa ei pea juhendada vaid otsima, siis nagu läbi selle lihtsalt siis sai ka nagu see amet nagu siis mitte valitud, aga see kuidagi amet tuli nagu ise nagu selle tegevusjuurde. See on nagu elustiil tegelikult, minu puhul on ta pigem nagu elustiili, et sa nagu saad teha seda ikka, mis sul nagu väga meeldib. Iga päev on nagu kihvt nagu. Nagu tahad nagu teha, süstematiseerida mingid tegevusi, et kui tahad mingi võimed arendada, siis teed mingi süsteemi, näed seda edu, nagu seal süsteemi taga ebaedu ka, siis on muuta asju, et see, ja siis veel nagu, see realiseerub sul suhteliselt kiiresti, mis võib-olla teiste tööde puhul, ei õnnestu nii hästi ja siis on see ka, et sul on inimesed erinevad ja see võimaldab sul erinevaid süsteeme ka luua, et sul ei ole nagu, ma ei tegele ainult ühe spordialaga, vaid on erinevad spordialadega. Jah, sest nagu taaskord riietuses näha, siis oled ka ratta seljas päris. No olin. Kõik asjad on nagu olin, nagu formaadis, nagu ei ole kulturist, on loogiline, et see on mingi hetk saad aru, et alukute väel ei ole nagu mõistlik nagu käia igal pool. Ja siis mulle meil midagi õppida. Ei tegelikult kulturismi väga okei, ta õpetas väga palju mulle distsipliini, kõike seda oma keha juures nagu, ka süsteemiseid nagu, süsteemide loomise ja kõike seda poolt. Siis tuli jalgrattasõit minu ellu lihtsalt puhtjuhuslikult, kuna minu enda treener, kes oli kulturist, Kodus, siis tema oli ka jalgrattur ühtlasi. Ta on nagu Eesti absoluutne meester kulturismis, on ta olnud eliidis siis jalgrattas Eesti hõbemedali oma kerastardis. Siis meil tuli just jutuks, et ma võiks, et ma võidan Eestikad ära jalgrattasõidus. Klassik meest omavahel nüüd. Jah, ja siis harrastad seas õnnestus siis võita. 3-aastase treeningu või 2,5 aastast treeningu võita. Aga see on ka õnn, nagu see ei ole nagu seotud selle, vahest peab lihtsalt õnne olema. Et kõik teised ei tundu kohale või? Jah, tuleb minna jälle õige aja starti, enne teised starti. Lihtsalt rattasport on nagu selline, kus grupi sõit, et seal ei võida mitte kõige tugevam, vaid võidab see, kellel on kõige paremad kaardid nagu seal lõpus ja teeb, õnnestub teha õigeid otsuseid rohkem, valesi otsuseid. Sa tagantjärgi teada, kas on õige otsus või on, et kogu aeg tundub ja kõik otsused, mis sa teed, tunduvad õiged. Kui pärast tagasi vaatad, siis ei olnud. Aga spordis on nii, et tagasiside on vahetu. 3 tunni pärast on teada, et mitmes olid. Ja, nii ilusti räägid. Aga seal on veel ju, ma mõtlen, et see siiamaani tegelikult. Sa oled kogu aeg ratta seljas tegelikult ju. Mul ei ole rahalist.
see on odavam. Ma ükspäev arvutasin nagu seal või isegi me olime selle sama Indrek otsusega, sõitsime ratast, see oli nüüd tükk aega tagasega ja arutasime lihtsalt, kui umbes odavam, kas sõita rattaga nagu näiteks Tartus või seal nagu autoga vaata. Siis arutasime, et ikka rattaga on kallim, sest see ja süsihappegaasi jalajälg on ka suurem või see süsihappegaasi või noh, see CO2 jalajälg on ka suurem, et see kuna sa vaata välja hingata võhk, see toit, vaata, mis sa pead sinna, need kilokalorid, mis sa pead sisse viima organismi ja noh, kui sa võib-olla autoga lähed juba 2 vaata rattaga, see 8 nagu ei lähe, need kõik on kulud, vaata. Ja siis seal tekkis terve perega, sina veel eriti. Ja siis tekkis jah see tunne, et nagu autoga on ikkagi nagu keskkonnasäästikum. Siis vaatasime see keskkonnasäästikum. Ja sellepärast mina tegelikult sõidangi hästi palju autoga, mitte rattaga. Ma olen hästi roheline. Ja tegelikult mulle, ega see on, kui sa viid ennast sinna ebamugust tsooni, et sa lihtsalt sa sunnid ennast nagu seda mitte sunnid, aga lihtsalt nagu heatahtlikult siis soovitad endale siis seda teha, siis on nagu tegelikult on, ta on ikka mingi hulk kilokalorid, mis sa ära kulutad. Siis ta on ikka mingi hommikune kohane liikumine, mis on positiivne. Ja sul on, kui sa lähed hommikul varem kui teised ja kui sa ajab vihma, siis sul on parem inimese tunne ka. Jaa. Ma olen täiesti nõus sellega. Ja. Kuigi tegelikult ei pruugi. Tõenäoliselt ei olegi. Aga tunne. Aga tunne vähemalt on. Ma olen täiesti nõus sellega, et mingi aeg ma tegin seda 5 hommikul ärkamist ja ma läksin alati kõndima. Ja siis oli ka, et ma tundsin, et ma olengi kõigist esiteks nii palju parem, et kõik teised magavad kell 5 hommikul ja mina juba siin toimetan, on ja. Et kuigi mu esimene uinak oli kell 9 hommikul. Magame tagasi. Aga et praegu ka nagu, et mu nii-öelda opist astumisel see rutiin on nagu teine, et ma nii-öelda või üldse viimased aasta aega ma olen oma uut rutiini teinud, et hommikul märkangi üles, ma käin siis kas jooksmas või praegusel hetkel ma käin kõndimas. Aga see ongi nagu nii mõnus ja vahet ei ole, kui on isegi nagu nii-öelda vihma sajab, et see tekitab minust veel rohkem elevust, et ma nagu nii-öelda itsitan ja kuulan muusika ja mõtlen, nii haige vihma sajab, nii tore on nagu. Et see ebamugavus tegelikult pärast nagu tasub nii tugevalt ära. Aga väga paljud lihtsalt ei taha seda nagu... Ja need, kes ei taha, ma olen neile soovitanud, et tuleb teha trenn enne ärkamist. Et see on nagu kindel, et trenn toimub. Jah, tegelikult see on, seda saab nii palju või teistmoodi lahti mõtestada. Aga nii, minul on esimest korda elus siis nüüd valmistatud ette teemad. Et seda on mul juba siin narritud, et kuidas ma ettevalmistusi teen, siis ma ütlen tavaliselt, et ma toon kohale. Et see on juba suur asi. Mis on sinu nii-öelda mõtted selles osas, kuidas praegusel hetkel üldse nagu treeningkultuur, et sina, kes oled, sa oled MyFitnessis pikaajaline treener, sa oled kogu aeg seal, kui ma käin hommikuti, sa oled seal, kui ma käin õhtuti, sa oled seal. Et mis sina nagu nii-öelda arvad praegusel hetkel, et treeningkultuurist ja sellest sotsmeediast, et inimesed väga palju võtavad, me oleme tegelikult jälle omavahel vaata narrid, näiteks Rellut ka, et ta tuleb oma TikToki harjutustega või nagu Instagram harjutustega, et väga paljud tegelikult nüüd, mis mina olen kuulnud nagu nõustamistel, on see, et inimesed lasevad chatil teha endale nagu mingisuguse kava ja siis ütlevad mingi, et ma teen nagu nii-öelda selle järgi. Ma just tegin ühe chati tehtud kava ümber. No ütleme, see on tegelikult maitse asi, ChatGPT, ma arvan, et ükskõik milline AI on nagu, kui teil õiget sisendid anda, kui see suhtleja on ise professionaalne, sealt suudab päris normaalseid asju välja võluda, mis puudutab lihtsalt, ega treening ei ole harjutuste tegemine, vaid treening on nagu harjutuste tegemine õige koormusega, õige perioodiliselt, need asjad. Okei, selle ta võib ka anda, aga neid koormusi ta koormustest aru ei saa. Okei, sa võid anda talle sisend, et tegin nagu, ma ei tea, mingi X kaaluga, pingutusvaste oli selline, aga sinna pead ka jõudma, eks neid õigeid küsimusi peab, kõigepealt küsima, nagu igas eluvaldkonnas, et isest ta ei ole nagu halb, aga mis seal oli tehtud, seal Petrofia plaan oli nii, et proportsioonid olid, suurlihased olid 18 seeriat per nädal nagu, mis on lihtsalt nagu mõistlik nagu koormus, aga seal oli mingi, näiteks oli jalalihast, seal oli 3 seeriat nagu, et seal siis üks noor mees tegi seda, siis jalgadele natukene nagu
ütleme, et rinnale oli 13 seeriat, seljale oli 18 seeriat nagu harjutusi ja siis jalale oli 3 seeriat. Et siis on nagu seda, üldse nagu niimoodi, et oli biitsepsil oli 2 seeriat näiteks. Et see on ka nagu selline, siis võib 2 seeriat ka treenida, aga sinna peab eelnema ikkagi soojendus, siis et sa seda 2 seeriat siis pead väga tugeva vastupanuga treenima. Et need asjad nii palju vaata mõjutavad, et see kohandamine peab ikka nagu kuidagi nagu toimuma, et isest ega parem on nagu teha harjutus ära kui tegemata, et parim harjutus on tehtud harjutus endiselt. Et selle juurde võiks nagu jääda, kui vaadata seda, aga lihtsalt eks seal nagu igas maailma vahet ei ole, kas see kirjutab Instagram seda või kirjutab mingi, ma ei tea, sport ja tervise ajakiri nagu mingid asju, siis seal nagu nii on nagu pool tõde on seal nagu sees, et siis sa pead nagu tegema selle valiku. Et ma arvan, et see on nagu positiivne, et see trend nagu on ja need harjutusi tehakse ja see on võimalus, kui neid parandada, et kui neid tehtaks, siis jääks see võimalus nagu korrektsiooniks ka ära. Ja siis inimesed on ju tegelikult pigem sportlikud, kui sa vaatad. Saalis ringi. Aga see on nagu sama väide nagu härra haridusminister käis politseiga seal 6-6 oli siis nagu kaasas siis sellel patrullis ja siis ütles, et issand, ma poleks arvanud, et kui palju nagu noored alkoholi ja nagu narkootikume tarbivad nagu. Ja siis ta läks Hollywoodi ette nagu. Et see on nagu sama, et tulla jõusaali ja issand, kuidas meie noored on nagu sportlikud. Et nagu aastastatistika, et nagu on tehtud. Et ma arvan, et see on nagu et seal nagu tuleks näha seda nagu võimalusi, et see on nagu igas põlvkonnas on need tulijad või. Nagu meie põlvkonnas olid võib-olla Flex ja Maskel nagu ajakirjad. Siis me vaatasime neid seal nagu su ammul, kes need olid steroidi täis pumbatud. Inimesed seal, siis tegime nende kavasi, matkesime samamoodi ja korrutasime veel 2 neid. Et igaks juhuks, et vähe ei oleks. Et nüüd teevad need uued noored teevad siis AI abil nagu oma neid plaane ja siis vähemalt teevad. Ja. Kuigi jah, see, mis nagu tegelikult ilusti välja tõid, ongi, et nagu, et seda kohandada on ja, et keegi et kui sul endal tegelikult teadmisi nii väga ei ole, et siis sa võiksidki lasta targemal endast nagu selle ikkagi üle vaadata. Et see kriitilise mõtlemise väljaarendamist ja AI teha, et kui inimesel on nagu kriitilise mõtlemise nagu võimekus nagu välja arendatud koolis, et on mingi erialas saavutanud mingi mõistliku nagu baasteadmiste taseme, siis on ta nagu väga hea tööriist, vaata, siis vaatad, siis sa õpetad teda nagu tõmmetada, kui sa nagu usaldad nagu seda kui professionaali, vaata, siis on, seal võib olla suht keerulised nagu või ohtlikud isegi vastused kohati. Ja mina, kuna ma olen päris palju ikkagi noortega ka tööd teinud, et siis, ja isegi tegelikult, et ma mõtlen, et mina jagan ju sotsmeedias väga palju oma nagu ma ei tea, kaalulangetust ja nagu treeninguid ja kõik asju, et siis inimesed alati tahavad nagu seda umbes mingi treeningkava või et nagu mingi ütle, mis sa tegid, et nagu, et ma teen täpselt sama asja ja nagu et siis mul tuleb see sama tulemus on ja et see nagu esiteks see pingutusaste on, ma tean, et minu puhul on see nagu, et ma ikkagi üritan alati endast vähemalt 100 anda, et kui mitte rohkem on ja et ma olen võib-olla ka natukene nagu mingis mõttes nagu äärmuslane, et ma olengi nagu väga palju nõus andma ja tegema, aga et jällegi, et nagu et praegusel hetkel mulle tundub, et nagu noorte seas ja tegelikult ka nagu tavainimeste seas või nagu üldse meie nagu ühiskonnas on nagu selles kulturismist saanud nagu see tervislikkus või nagu see iluideaal on lavavorm. Et ka, ja nagu noored meessoost isikud siis, kellega mina olen tööd teinud, et nemad tahavadki ainult nagu kõik on nagu see lihaskasvatuse peal väljas, et hästi suur olla ja hästi nagu kuiv seal juures ja tüdrukuna on ainult tagumikud, et nagu, et kõige olulisem on nagu et sul oleks nagu suur tuhar ja kõik muu on jälle nagu täiesti savi, et tulevadki näitavad oma treeningkava ja siis ütlevad mingi, et ma ülakeha ei tee, et ma teen ainult nagu tagumiku. Ülakeha mul juba on. Jah, et umbes ongi nagu nii, on ja
et kui oluline tegelikult on nagu nii-öelda, et kui me võtamegi nagu, ma ei tea, et noh, mehed on ka tegelikult ju, et umbes, et beach on nagu nii-öelda oluline, aga et nagu jalad, noh, mitte nii väga. Algab kätepäevaga, eks ole. Kolmapäeval teeme rinda ja reedel läheb trenni ära. Vaata sellist meemi, kus oli jõusaali uks nagu kahe poolt käib lahti, vaata. Ja siis läheb jõusaali poole ja siis teine mingi jõmm tuleb uksest välja, teeb selle lahti käiva ukse teeb lahti. Ja siis üleval on kiri Lake Day ja siis see vend, kes tuleb, see proovib seda kinnist ust vaata avada. See hoiab tal ust lahti, vaata. Siis läheb minema, vaata. Jõusaal on kinni, vaata. Aga see on kuigi minu lemmikpäevad on nagu need jalapäevad. Ja kui sa saad selle maitse suhu, siis on, kui sa muutud edukaks seal, selleks tuleb natukene kohal käia ja siis pingutada, siis sa lähed selleks heaks ja igat asja, millest sa hea oled, siis valmis treenima. No see ongi see, et jalapress oli kunagi mul lemmik, sellepärast, et ma ma teen seal 360 kilo. Aga et siis oli nagu nii tuus, sest kõik vaatasid, oli nagu mingi vau, see on nii tugev, et ma päris, et ma harjutasingi selleks, et kui mingi, ma ei tea, külmkapp kukub ümber, siis ma saan jalgadega seda üles lükata või nagu mingi kukub peale, vaata. Nagu, et ma ootan seda olukorda. Imi napad, et talle saanud. Aga et peale vigastusi ma enam päris täpselt aru ei saanud, milleks ma nagu nii-öelda treenin, aga et nüüd näiteks ma ei tea, splitid ja väljaasted ja kõik siuksed asjad, neid ma ei oota niimoodi nagu umbes mingi jalapressi on ja. Aga et nagu, mis sa ütleks, et kui oluline on kogu kehatreening? Või seda nagu isegi niimoodi ma ei küsiks. Kuidas sa küsiks, kui see oleks mina? Et mitu korda võiks seda keha nädalas läbi treenida. Jah, okei. Ma küsin, mul on üks hästi hea küsimus sulle. Mitu korda peaks keha nädala jooksul läbi treenima? On isegi uuritud, et isegi edukus võib olla 3 korda nädala. Ütleme, et taastub ära isegi, sõltub kui vana sa oled, mida noorem või ütleme, puberteedi east kuni siis, ma ei tea, näiteks 35. eluaastani, siis nagu see taastumisvõimekus on tunduvalt ütleme, ajas küll nagu väheneb, aga pigem nagu kiire, siis saab nagu tihedamalt läbi teha, mida rohkem sa neid superkompensatsioone, eks siis üle taastumisi suudad nädala jooksul endale korraldada või selle treeningstsükli jooksul seda tõhusam see plaan on sinu kehale. Ja sellest lähtuvalt võiks ka treenida. Siis näiteks 2 korda nädalas võiks keha läbi treenida, kui sa tahad midagi eelis arendada, siis peab vaatama, et see tihtilugu on see, et kui midagi eelis arendama hakkad, siis hakkab arenema see, mida see eelis ei arenda. Ehk siis et sa ei lähe sinna sellesse ületreenigu, et sa teed õiges vahekorras siis need õiged harjutusi nagu õiges siis pingutusastmes. Et aga mis see õige on, siis selleks peabki tegema süsteemselt, et sa tagantjärgi oleks hinnata. Kui sa random asju teed, siis on nagu, mis tegid, vaata, et niirus tuhar, mis sa tegid, aga käisin kohal. Et sa ei oska vaata siis, kas siis taas elustada oma seda nagu uuesti taasvormi või siis ei oska sellele vastata ka. Mina olen igasti erinevaid treeningstiile siin ju läbi proovinud ja nagu jõusaalis ka, et vahepeal ju ma tahtsin. Ma arvan, et see inimene võikski niimoodi treenida, et teeb erinevaid, teeb mingi perioodi, ehitab mingid võimed, ma ei tea, hüpertroofia, näiteks lihase massi arendavaid treeningud, siis teeb võib-olla mingi liikuvustreeningud, kus parandab siis ma ei tea, seal liiges liikuvust näiteks, siis teeb võib-olla mingi kiirusasju, parandab kiirusvõimet, vastupidavus, et sul on aastaringselt võib treenida ju harrastaja, nii kus ta nagu pähe tuleb, et parandab erinevad võimed, siis oledki funktsionaalselt nagu võimekas. Et selle absoluutjõuga ei ole tegelikult ju midagi nagu peale hakata. On nagu, kui sul tahad näidata palju jalapressi suruda, vaata. Aga kui sa funktsionaalselt näiteks pead mingi kükist hüpped juba tegema, siis on see toetav tegevus kindlasti, aga see on ikkagi, sul vajab nagu see sisse harjutamist. Ja elu on ju kükist hüpped, eks. Ja mul ikkagi tuli päris palju vigastusi ka, sellest, et ma lihtsalt tahtsin nagu suuri raskusi kogu aeg. Ja see on see aastaringne olümpiavõitja vorm, on siis keskmise harrastaja siis eesmärk. On tõesti. Kuidas olla aastaringset olümpiavõitjaga samas vormis? Aga erisusega, et olümpiavõitja on võib-olla iga 4 aasta tagant, siis või ütleme, et teeb vormi seal 2 korda aastas. Aga miks mitte? Aga nii ongi. Siis ma mõtlen, kui ma käisin jälle mingisuguse selle seljavigastusega, käisin füsio juures ja nagu Janek Õiglase füsio oli ta sellel ajal ja siis ta küsis mu käest ka, et nagu milleks sa treenid?
et sa teed rohkem trenni kui need sportlased. Ja siis ma olin mingi, et issand, kui hea küsimus, et tegelikkuses no, ma ei olegi sportlane. Nagu ma ei olnud hullumeelne harrastussportlane, kes tahab kõike nüüd. Et ma arvan, et minul on hästi palju tingitud sellest ka, et kuna praegusel hetkel ma olen sellises vormis, et ma jaksan nagu teha igast erinevaid asju ja ma tunnen sellest nagu nii-öelda suurt rõõmu. Et kui sa oled 130 kilo ja jooksed, siis sul on kogu aeg ainult peremaitse suus. Ja me oleme seda ka tegelikult ju rääkinud sellest, või see ongi minu nagu suurem mure olnud sinu juures. On see, et nagu sa hüppad, vaata nagu teemast teemasse ja see on minu arust kõige suurem võit, et sa enam seda ei tee. Nagu. Et see on nagu kõige ägedam, mis sa oma elus teinud. Või muid asju ka. Mõlema sul raamatu. Inimene käib jõusaalis normaalselt nüüd. Aga jah, et mina nagu nüüd, et tegelikult ongi see kannatamatus ka ju, mis on hästi tihti nagu nii-öelda, et me mitte üldse nagu nii-öelda jõusaalist rääkides, vaid üldse nagu inimesed tahavad kohe tulemusi ja et kui ma ei ole nagu et enda nagu nii-öelda klientidelt ma kuulen ka ju seda, et ma 2 nädalat tegin ja tulemust ei ole. Et nagu, et siis see ju ei toimi. Nagu mingi okei. Mina olen pingutanud või nagu pusinud konkreetselt alates nagu lasteaia viimasest rühmast nagu. Et sealt ma hakkasin juurde. Mis sa enne tegid? Puhkasin loormärta. Massiperioodil. Ema viima pealt. Et nagu, et konkreetselt nagu mingid, ütleme, et ma mingi 23 aastat pluss olen nagu pusinud, on ja, et teadmiste poole pealt, et alguses ongi ju see, et nagu, et kui sa oled ka tegelikult teismeline ja noor, sul ei ole seda raha, et maksta nagu treeneritele. Et praegusel hetkel ka, et nagu minu käest küsitakse ka, et sul läheb päris suur nagu nii-öelda raha hulk tegelikult nagu nii-öelda trenni peale. Et siis nagu mina saaks öelda, et kui ma käin 3 kohas tööl, siis üks töökoht mul ongi selle jaoks, et ma saaks seda endale võimaldada. Aga et see minu jaoks nii oluline, pluss ma ei käi pidutsemas ja ma nagu kõik need nagu nii-öelda väljas mekutamised, kõik panustan võib-olla nagu pigem treeneri peale, et see aitab minu väärtusi nagu need rohkem ellu viia. Ja. Aga et nagu, et kui mul ei ole nagu üli palju raha, siis kuidas sina nagu nii-öelda või mida sa ütleksid või soovitaksid, et kuidas alustada üldse oma nagu mingisugust treening nagu, et kui ma tahan nüüd täna alustada, et ma olen jõusaali kauge, vahet ei ole, kas ma olen nagu nii-öelda teismeline või ma olen nagu mingi, ma ei tea, 40, et ma olen ülekaalus või siis nagu, et ma ei olegi rahul endaga, et kuidas ma võiksin alustada? Nii, see on ka küsimus, mida sa ei küsiks. Ma ei küsiks, jah. Nagu rahaga on ikka nii, et kui sa nagu, raha on, vaata, aga lihtsalt õige asja jaoks on nagu raha. Et eks peab siis tegema mingi valiku, kuhu kulutad, aga ei pea vaata seda teenust tarbida ju erinevalt. Saad ju tegelikult endale nagu suht taskukohas, et kui sa vaatad nagu tänapäeva üldse hinda, siis ühe treeningplaani nagu koostada, et ei ole nagu selles keskmise palgaga proportsioonis enam nii nagu paigast ära. Üldse jõusaali külastus ise ennast ka, sest me just mingi üks päev arutasime, et see jõusaali hind vaata väga palju ei ole kasvanud, aga meil palk on ju kasvanud, keskmine palk äkki varsti juba 10 aastaga, ma ei tea, kas see oli 1000 eurot oli või? Nüüd on 2000 ma ei tea, mis see keskmine, ütleme, et see proportsioonis on nagu töötasu on nagu okei, siin on teised kulud ka juures, aga lihtsalt selle, ütleme, et ma isegi selle rahale ei keskenduks, vaid üks võimas lihtsalt oma teadmisi parandada ja hakata ise pusimega, kui mina alustasin, siis seal ei olnud nagu, et üks treener ajas teist taga, et kõigepealt tegidki ju sõprade toel ja kuidagi nagu pusisid ära selle trenni ja oluline on ikkagi hakkad kuskilt minema, et vahet ei ole, aga lihtsalt kui sa oled sellises halvas seisundis, vaata, siis pigem ma nagu liiguks treeneriga nagu välja sealt olukorrast, kui ütleme, kes hakkab juba mingi kulturismi poole minema, siis ka võistlevad sportlasi tavalist rahasti treenita printsiibis. Et võib, see on vaata mingi tiimid, aga tavalist võistlevad sportlaste käest nagu raha
noh, võetakse nagu viimases järgus nagu, et vähemalt kui turismis on niimoodi, et see on nagu need treenerid, kes ise on nagu võib-olla nüüd on muutunud, vähemalt mina võistsin 2011, siis ma küll nagu ei maksnud treeningu eest. Aga kui et minu eesmärk on ikkagi lihtsalt näiteks mingi, ma ei tea, allavõtmine või et ongi, et kui me tegelikult mõtleme nagu Eesti rahva peale, siis meil on ülekaalulisi väga palju. Et see statistika on päris nagu hirmus, pluss ka tegelikult nagu nii-öelda noorte puhul või väikelaste puhul on ju, et see on nagu... No tegelikult see on loengud nagu vanematele. Ma olen hästi palju mõelnud selle peale, et miks väike lapsed juba ülekaalus on, siis ma näen ju seal enda naabruskonnas näiteks inimeste nii toidukorve kui toitumisharjumusi, vanemate toitumisharjumusi, siis see kõik kaasneb nagu lapsele siis see liikumisharjumus ka, et kui nagu vara antakse nagu nutiseadmed, kui vara antakse lihtsalt nagu kiired süsivesikud nagu lapsele, ma ei tea, karassjoogid, mahlad, snäkid, kõik siuke kiire toit, vaata, ja siis sealt hakkab peale vaata, et ma arvan, et kuni millal lapsel siuke tekib selline, ma arvan, et nagu 12, 13, 14 võib-olla nagu hakkab siuke juba nagu iseseisev või selline võib-olla kus vaata koolitoitu ka tegelikult määrab ära, milline see toidusedel on. Võib-olla kus hakkab siuke teadlik toitumise peale mõtlemine nagu peale, et siis alles sellest nagu võiks hakata nagu selle noorele nagu otsa vaatama. Et muidu enne peaks nagu seda, kes palju tehakse kodus nagu hommikusööki perega. Palju nüüd, sealt hakkab peale juhtusöögid ka enne, siis sellest nagu kujuneb välja siis ainevahetus. Ja kui ainevahetus kujuneb välja siis selliseks kaootiliseks, siis see ju kandub edasi kogu ülejäänud tegevustesse ka. Lapsi, ega tema ei tee neid teadlikke otsuseid. See nagu ei mõtle noorena, et nüüd on, ma ei tea, et nagu 4 toidukorda, vaata, hammaste tervisele, hambarsta rahule, messi rahule. Teed sa ikka vaatad nagu selle, teismine ei suuda üldse süüa, ta ei huvita ka nagu see. Jah, pluss nagu nii-öelda nad tarbivad toitu, mis on kodus. Et siis nad saavad mingisuguseid valikuid teha, kui neil tekib see oma raha, on ju, aga et siis on ka see, et mis see suhe nagu nii-öelda toiduga on. Et kas ühesõnaga see ja see on nagu psühholoogiline, ma arvan, et see üks teadlane uurib ka praegu seda sai päris suure rahastuse sellest. Et nagu psühholoogiline mõju siis selle toitumisharjumuste välja kujunemisel. See on nagu kollektiivne psühholoogia ka natukene arvatavasti. Kuidas seal sõpruskonnas ja tegelikult me peaks, ma ei tea, niimoodi ei saa, aga vaata, mingeid asju peaks siis käskude keelduda kuidagi nagu siis küll tehtud, vaata, et koolis ei tohi olla mingit karassjooke ja siis samal ajal on seal mingid energia nagu need nagu varjatud tervisjoogid, vitamiinjoogid, kus on nagu sees või spordijoogid, kus on sees kofeiin, et siis nagu need on nagu okeid, vaata, tarbida, et eks sa pead nagu kõik seda nagu siis kaaluma, et sest ühes koolis väikekoolis, nagu just väikelaste koolis, et mina käisin siis sealt nagu, et kooli puhvetis ei müüda pahasid asju, aga seal on automaat on nagu spordisaali ees ja siis sealt sa saad kõik asju. Niimoodi, et kui ma ühe väikse poisiga tostis omale selle ühe mingi crazy piruka, mis on 4 aastat sul vähemalt pehme, ja siis ma lihtsalt hakkasin jutustama, et ma olin mingi, et siuke valik, siis ta mingi, mul on täna see 6, et ta võttiski viimase ja siis ta oli mingi, et see mul täna 6, ma olin mingi, et miks siuksed valikud, et kas koolis süüa ei saanud, siis ta oli mingi, ei, ma sain oma sünnipäeva raha ja mulle nii maitsevad need ja siis ta sõi terve päeva jooksul nagu mingi 600 saiakest. See on parem tegelikult otsus, kui nagu püsivalt süüa. Okei, et see on pidupäeva söök. Tegelikult on hea, kui raha ei ole. Ja see ei saa mulle snäkki osta. Söödki seda koolitäitu, oled jehu. Teed rattaga. Sealt tulebki see tervislik elu. 10 tennise rattaga. Kui keegi küsib, kuidas ma alla võtsin, siis tegelikult see näitab väga palju. Minu rahalise seisukoht. Okei, väga paljud mehed näiteks ei tarbi süsivesikuid, et on ainult valgud, on ja. Naised samamoodi süsivesikut teevad paksuks, neid ma enam ei tarbi.
et mis sina nagu nii-öelda oma töös näiteks, ma ei tea, välja tooksid, et mida sa kõige tihedamalt näed nagu, et mis on need eksimused, mis tehakse? Need samad eel mainitud, kõik on esindatud. Nii tark. Sa oled nii tark lihtsalt nagu, midagi ei ole mööda läinud sinust. Kõik tõmbab nagu käest sisse, vaata. Et ega need, noh, ma arvan, et see nagu, kuidas inimene üldse nagu areneb, vaata, ta areneb ikka läbi nende etappide, nagu sa nagu, ei tarbi süsivesikut, nii, sa saad aru, et ei, nii ei tohi, nagu, et see organism ei tööta niimoodi, eriti naised, et sa pead nagu süsivesikut tarbima, saad sellest aru, siis hakkad jälle tarbima, siis sa hakkad valke liik tarbima, sest kõht on täis, parem olla, veresuhkri kõigu nii palju, siis tarbid valke üle, see on niimoodi, lõpuks jõuad ikka sellele normaalsuseni, juhul kui. Aga lihtsalt ütleme, et nagu, millegipärast inimesele meeldib nagu kolistada neid ämbreid, talle meeldib nagu, et eriti kui veel, meil on nagu, ma ei saa öelda nagu siuke, maailm on nii lahti, et need uudised tuleb, need trendi tuleb nii kõvasti peale, et sa ei jõua neid ümber lükata seal. Keegi otsustabki nagu, lihtsalt vastutundetult nagu panna üles, et nagu võtsin alla 30 kilo ja söönud 1 grammi nagu, ma ei tea, mingi puuvilju näiteks. Siis on nagu loogiline, et kõik lähevad saia peale ja hakkavad, et ei vaata mitte seda, millest see koosneb, vaid välistavad mingi toiduaine. Et see on nagu põhine, ma arvan, mida nagu nähakse, et ma ei tea, et sai nagu teeb, ma ei tea, puusa peale läheb nagu ja siis on mingid muud nagu X nagu toiduained, tegelikult on lihtsalt nagu süsivesikud, valgud, rasvad, see kiudainet, mikroained, et seal ei ole nagu sellist, ei ole nagu vaja nagu keelata midagi. Tuleb nagu süüa nagu mõõdukalt ja kõike. Aga miks ei peaks, või nagu mis juhtub selle valguga, mida ma üle tarbin? Ega ta ikkagi kõik üle nagu jääb energia, siis keha jätab selle endale siis salve. Et seal ei ole vahet, kas me tarbime seda sai üle, valk üle, ühel on lihtsalt teekond pikem. Valkud on lihtsalt see kogu see seed ja kulglaas viibitud aeg on nagu kauem ja siis seal tavast on mingi kiudained on ka seal, ütleme, et sööd mingi teravisaadused kiudained ka veel sinna juurde, siis ta on nagu pikemalt organismis ja siis on lootust, et äkki tast saab midagi kasulikku. Aga kui seda ikka rohkem tarbid, kui organismil vaja on ja organismil tegelikult ei ole nii suurtes kogustes ühtegi asja vaja. Et siis tuleks see segu hoida nagu murunidukil, et segu tuleb õige hoida, muidu hakkab tossama. Aga milleks inimene arvab, et nagu ta endal võib sisse valada nagu kõike. Seda on mingid, sattusin kuidagi vaatama, kus näitas ühele Ameerika siis seal mega selles ülekaalust saates, näitas selles läbipaiste toru oli nagu, ja siis tema päevamenüüd pandi sealt nagu ülevalt sisse niimoodi, siis kukkus see, kõigepealt hommikul mingi karasjook, siis mingi kohvi sealt tuli, siis tulid mingid croissandid, hakkasid tulema järjest seal, mingid šokolaadid, kõik jutud niimoodi, see torn on niimoodi, niimoodi, täis nagu. Siis see vaatas niimoodi nagu, et mina nagu, nagu tundis ennast alles siis nagu ära, et nagu neid otsuseid tehes. Enne seda tundus, et tegelikult enam-vähem. Enam-vähem söön. Et ma arvan, et ega see ei ole kerge ka nendel inimestel, et see, ma kujutan ette, et sul on see mingi stressi söömine, siis lähed õhtul koju, mingi pika tööpäeva, midagi ju tahaks lubada endale. Tegelikult mingi trenni tegid ka võib-olla peale. Ja väga palju ma arvan, et tegelikult tehaksegi seda, et toit ei ole nagu kütuse eesmärgil või ta ei ole selle jaoks, et nagu tervis, energia, jehu on ju, et on pigem just nagu siuke emotsionaalne, et ma nagu esiteks me tähistame toiduga väga palju, kõik sünnipäevad, jõulud, jaanipäevad. Ja kas on ikka piisavalt süüa? Jah. Et et hästi palju erinevaid valikuid peaks olema. Mine, oled käinud üritusel, kus süüa ei anta või? On päris karm vaata. Nii ka ei tahaks vaata. Ei, tõesti. Midagi ikka tahaks mingi snäkikes on ja. Kui ma ütlesin mingi üritus korraldan, siis on alkoholi vaba vaata, siis on ka niimoodi, et ega nagu väga ei viitsi tulla. Jah, et Eesti inimene tegelikult on siuke, sina ka hakkasid kohe nosima siin on ja. No jah, keren hele vaata. Nii hea kraam, vaata. Võid meie sooduskoodi kasutada. Aga et aga nii oota, ma tulen oma selle nii-öelda mõtte juurde tagasi. Ma unustan kogu aeg ära, et mina on grupijuht praegu, mina pean hoidma seda siin. Aga
et nii-öelda valgu puhul ka, et ehk siis, kui ma tegelikult jõutrenni ei tee, siis ma ei pea tarbima isegi nii palju valku, et ta nagu ta ju ei kasvata mul mitte midagi lihtsalt valgu näol, et nagu, et kui ma jõusaalis näiteks ei käi või trenni ei tee, et mul on lihtsalt näiteks, ma ei tea, lähen tööle, olen kontoris ja siis lähen koju, siis nagu ma ei pea tarbima nagu ekstra valku tegelikult ju. Ei, ekstra kindlasti mitte, aga muidu on uuritud, et kui oled üle kaloraasis ja siis oled passiivne, siis lihtsalt see ülesöömine juba ise tekitab lihasmassi. Et noh, aga teatud piirini nagu, et ja siis omakorda nagu keha suurem mass tekitab ka lihasmassi, seda peab nagu käitlema, nagu seda kükist üles tooma ja sõltub noh, lihtsalt see ei ole õigustus nüüd, et nagu lihtsalt juurde võtmiseks, aga lihtsalt no printsiibis on nagu ütleme, pigem ma arvan, et naised söövad valke liiga vähe ja süsiveesikuid nagu ütleme, need söövad lihtsalt üldiselt vähe, liiga vähe ja valke nagu proovitakse nagu piirata ja just neid loomse päritolu valke nagu jah, no mina olen kindlasti väga teine äärmus. Ma sööks ainult liha nagu ainult kohu. No liha, ei, ma arvan, et ei ole nagu, no lihal on vaata nagu miinused ka, et siis et seal võib-olla nagu, ma ei tea, päevas korra äkki mingi, ma saan aru, et sul on igast toidukorras sees, aga sõltub lihas ka vaata, et ega see pea ju kogu veiseliha sööma. Enam ei olnud ikkagi. Kalkunit vahele ja kana. Kalkun, kana ja siis minu see süsteem on, et üle päeva ma üritan ikkagi veis süüa ka, kuna mul on rauapuudus. Et siis nagu saada seda loomselt nagu ja B12 puudus on ka mul. Et siis nagu nii-öelda jah, lehtsalatene võiks olla sees nagu igas päevas, siis on kimsi või abendatud mingi asi. Okei, seda ma võin hakata rohkem, sest just see salati projekt, ega see on ka kulturistidele, nüüd võib-olla mitte, aga vanasti oli selline nagu suht võõras. Juurviljad olid okeid, vaata, aga niukest toorest nagu kraami nagu söödi ainult siis, kui see periood oli. Ja, sest see on ka nagu... Tundub lamp, vaata, hakkab mingi salatit sööma. Ja nagu, mida mina nagu nii-öelda näen ka jälle nii-öelda meeste puhul on see, et nad ei viitsigi teha esiteks salatit. Nad ongi, neil on suht savi, et kui naised on siuksed emotsionaalsed sööjad või nagu mingid, see peab olema ilus ja panen need nagu nii-öelda, ma ei tea, kurkesed siia, porgandid sinna, et oleks lahedalt erinevaid värve, ja et siis mehed ongi see, et ta võibki konkreetselt sul süüa nagu seda riis. Ta hakkab pakist väljagi võtma, võtab kodujuustu. Jah. Tomat jammustab nagu kõrval. Jah, jaalpäeval. Muidu ta ei võta, see ei viitsi seda tomatitki võtta, ma ei viitsi pesta. Jah, ma hakka pesema. Hakka seda ära võtma. Selle taha jääb. Muidu tarbiks. Et nagu, et mehed tõesti nagu, et see nagu üldsegi jällegi, mis minu jaoks on naljakas, et nagu nii-öelda see statistika on ka, et tegelikkuses nagu nii-öelda, et eestlased söövad väga vähe köögivilja. Ja siis ma mõtlen nagu mingi, et meil on esiteks nagu porgand, sibul, kurk on nagu, tomat ka tegelikult on üliodavad, pluss nagu sa saad kapsas, kaalikas, siuksed nagu suht lihtsalt basic asjad, mida igapäevaselt tarbida, on tegelikult paari sendi eest saad. Reil ostis just 2 porgandit, oli vist 20 senti see nagu, et supi sisse panna, et pluss sa saad ka nagu, et kui sul on need võimalused, sa saad ka mingeid asju ise kasvatada, pluss nagu nii-öelda naabritelt, vanaemadelt ja nagu, et tegelikult neid asju saab, on ja et see nagu nii-öelda, et on natukene ekstra tööd, et ma mõtlen, kas mina oma mingite marjakestega on ja et ma käingi sõbrannade juures nagu korjamas ja et sügavasse endale ja et nagu, et mul oleks need asjad nagu nii-öelda hiljem ka võtta, et ma ei peaks maksma. Mingil hetkel ma vaatasin, mu magustoid läks maksma iga päev 20 €. Siis seal olid mustikad ja vaarikad nagu. Kui sa võtad need värsked ja siis... Jah, et tahad ikkagi, see oli siuke pidupäeva, nagu palgapäeva nagu nii-öelda tõid. Aga et nüüd ma nagu ikkagi, et ma sügavkülmutan ka omale tikreid ja see mustsõstreid ja nagu punasõstreid ja et sa saad neid pudru sisse panna ja külmutatud nii-öelda marjad on väga normaalsed asjad ja neid jälle ka, ma ei tea, Rimis on nagu mingisugused sooduspäevad, kus sa saad võtta neid, et kogu aeg on mingid pakkumised, et tegelikult see nagu tervislik toitumine ei pea olema nii nagu keeruline või nii rikaste nagu nii-öelda pärusmaa. Printsiibid tuleb hoida korras, aga seal nagu midagi, ei söö toitu, mille sisu sa ei näe või kui toit on peidetud, siis on nagu fabrikat toit. Kui seda reegliti hoiad, sööd puhtad toideainet, siis sööd 4 korda päevas, siis ma arvan, et ei peagi mingit menüüd koostama endale.
hoiad nagu seal, vaatad, et juurikad oleks, mingid lehtsalat oleks, rapendatud asi, mingid valgud oleks, mingid süsivesikud oleks. On kõik. Tõenäosus, et nagu läheb hästi, nagu on päris suur. Et lihtsalt see, et nagu sa ei suuda, vaata, lähed, hakkab päev peale, hommikul teed tubli söömise, siis tuleb lõunal mingi koosolek, sõidab sisse juba mingi tööplaani, tuleb mingi tähtajad, kell 3 saad sööma. Siis mis sa sööd siis? Siis sa lähed ju kuskil tormad rimist läbi, võtad selle kanakoiva, vaat selle, mis on grillinud seal nagu sööd selle ära koos nahaga, siis sööd mingit, võib-olla võtad tatre juurde, aga nagu tavasti ei võeta ja juurikad nagu nii äkka võtma, vaata, siis sealt läheb lappesse, siis õhtul on kõht juba nii hele. Siis sööd üks pikk toidukord niimoodi, 6-9. Jah. Tegelikult on küll meelekas pikk toidukord. Hakka püsti tõusma, vaata. Jah, aga jah, vot see on ka, ma arvan, et üks nagu nii-öelda päris nii-öelda klassikalisi nagu nii-öelda vigasid, mis nagu nii-öelda tehakse, on see, et nende toidukordade päeva nagu nii-öelda lõikes jääb see nagu nii-öelda nii suur auk, et õhtul tegelikkuses nagu, et mul ongi kere nii hele, et ma tõesti nagu ma söön üle, et siis ma söön juba tegelikult emotsionaalselt, on ju, et mul on tegelikult peab ikka toidu kaasa tegema. Ütleme, kui sa sõltub, kui sul on, vaata, mingi lähedal mingi siuke kindla peale asi. Kui sa pead veel seiklema ka toidu pärast, ehk siis minema kuhugi ostma seda, siis on vaja ju, need on otsused, nagu sa pead mingi otsuse tegema, siis see on aeg, mida sa pead ära kulutama. Lõpuks tegelikult see ostmine võtab kauem aega, kui see toidu enda tegemine. Ma tahaks näha, kes käib 20 minutiga kuskil söömas ära. Ei ole võimalik nagu käia. Kui sul ei ole päris, sa ei tööta nagu sööklas. Ja siis... Jälle samas majas. Jah, et nagu, aga 20 minutiga toidu teeb valmis küll. Jah. Et sul on niimoodi, sul läheb nagu, sul on null stressi nagu see, mida sa sööd, sul on nagu auk olemas, sa saad ära selle süüa. Ja ma saan, et see on see sotsiaalne pool ja sa võid ju pundika süüa, sa võid ju selle... mind on välja visatud midagi. Erinevast kohtadest, et ma olen oma toiduga käinud. Ma olen ikka mingi tee tellinud ikka. Ja on öelnud, et palun oma karbiga mitte süüa. Nagu kui sa püsivad käid, vaata, siis kui närvi küll, vaata. Nii vaja kogu see on oma karbiga, vaata. Koht kinni, vaata. Teeb see kana, vaata, kanakarbi teeb lahti, vaata, paks, vaata. Kuuene seltskond ei saa lihtsalt sööma tulla, sina üks istud siin oma teetassiga, karbitoiduga. Aga see on küll, jah, et ma olen hästi tugevalt seda meelt, et nagu, et see on valikute küsimus on ja nagu ka tegelikult eesmärkide küsimus ja nagu, et mina näen, et see nagu eesmärk, mingil perioodil võib olla see, et minul oli täpselt samamoodi ju see, et tegelikult kogu aeg ainult alla võtta. Et nagu, kui sul on see ülekaal on nii suur, siis sa nagu tegelikult, sa teedki seda selle nimel, et nagu nii-öelda ennast paremini tunda ja me tunneme ennast hästi siis, kui me tegelikult vastame mingitele nagu nii-öelda enda iluideaalidele, ja et siis nagu, et sellel hetkel ka, et ma tegin hommikul pudru kaasa, ma käisin trennis ära ja siis ma sõin autos seda külma putru, aga ma olin seal juures ikkagi nii õnnelik, sellepärast, et ma tegin nagu oma nagu nii-öelda, ma täitsin oma eesmärke, et ma tundsin jälle, et ma olen nii tubli. Seal on nagu, ma näen nagu see miinused, aga võib-olla see, minu nagu siuke vaata, meil võib olla erinev tunnetus, tõenäoliselt ongi, et siis et vaata, kui sa hakkad nagu söömist eesmärgistama oma ette või seda kaalulangust, siis see tekitab vaata sellist tundet, millal see läbi saab. Iga asi tahaks ju, võiks ju läbi saada, et see keha võiks valmis saada, musklid võiks olla nagu valmis ja rohkem tegema ei peaks, nagu see kaal võiks ka olla ja siis sul, vaata, kui see on nagu need tugipunktid ära kaovad, siis need on kujunenud, see on tugipunktiseks, sa ei oska see väljaspool tugipunkte enam otsuseid teha. Et siis on nagu see, minust on see libastumise oht on nagu suurem kui juhul, kui sa sööd nagu natukene, küll oled nagu printsipiaalselt süsteemne, aga sul on nagu vaba käitumisahel, et ei ole vaata niimoodi, et nagu sul see, vaata osadel on mingid rutiinid, mul endal ka, et kui mul mingid asju ei ole, nagu vaata, siis ma olen kohe nagu stressis, ma ei tea, mingit vett või tegelikult jõusas pole vett vaja nagu teoorias juua. Ja kui see on ainuke aeg, kui sa üldse mingit vett jood, siis parem pigem joo, vaata, siis osad ei suudagi treeni teha, et neil mingit anumat kaasas nagu ei ole. Aga see on nii nagu tegelikult õige, siis ma mõtlengi nagu nii-öelda enda puhul ka, et nagu see sama kõik nii-öelda, et
kaalu langetamis nagu nii-öelda, et kui see oli minu põhifookus ja ma olingi ainult oma nii-öelda karbitoidus kinni, siis mina jõudsingi nagu nii-öelda söömishäireteni sealt on ja nagu mu tegisid need söömasööstud ja nagu ma olin täiesti nagu erroris, kui ma näiteks, ma ei tea, keegi ei kaalunud mu toitu ja nagu tegi seda mulle ja siis ma olin nagu mingi, et ma ei saa seda süüa või et ma ei tea, et lähengi vanaema juurde munaga, mul on oma munavalged kaasas, et nagu ja lõpuks ongi see, et kõik inimesed pigem mõistavad sind nagu hukka, siis sa isoleerid ennast nagu sotsiaalsest maailmast on ja, et olengi kodus oma riisa ja kanaga on ja et lõpuks ma jõudsin ikkagi nagu nii-öelda sinnamaani, aga et nagu kui see nii-öelda minu eesmärgiks tänaseks päevaks on see nagu tervislikkus, et ei ole see nagu mingi kaalunumber, mida ma taga ajan või see ei ole ka nagu nii-öelda mingisugune, ma ei tea, riiete suurus, vaid kogu aeg see, et ma tunneksin ennast hästi, ma oleksin igapäevaselt aktiivne, toit annaks mulle nagu minu nagu nii-öelda vitamiinid, et ongi see tervelt elatud eluaastad on see, mida ma nagu nii-öelda taga ajan on ja. Ja võt selle see teadvusele jõuab või see jälle vaat sa pead kolistama need, et sa ei saa seda rääkida 4. aastast selle. Ja. Või igast asju rääkida, aga lihtsalt nagu see ja ma nüüd mõtlema, nagu ma tundsin ennast nii ära nagu selles sinu kirjelduses ennast nagu, ma sõin nagu õhtul kohupima kringli näiteks ära, niimoodi muuseas. Oli vaja nagu kõht tühi. Ei lõpetanud enne ja siis käisin maal oma toiduga näiteks, ma kunagi ei söönud nagu seda, mis seal pakuti. See on mingi rasvane, ma ei tea, mis on nagu juba keeruline vaata, keegi ei ole nagu kalkuleerinud seal. Ma nüüd ei kujutaks ette, ma seda nagu teeks. Ja siis mingil hetkel nagu lihtsalt see tundus nagu ainu õiget, vaata, kui sa juhi protsessi, vaata. Et kuidas sa need tulemusi saavutada. Ja mina läksin ikka täiesti nagu, et see kui nagu grammi pealt pidi olema kõik õige ja et kui see ei olnud, ma läksingi endast välja ja nagu, et kui seal isegi nagu nii-öelda see, ma ei tea, kaalukaus protsendid olid nagu, et ma ei tea, pidi olema 30, oli 29 ja teine oli, ma ei tea, 31 on ja siis nagu minu need olid mingid suvalised numbri praegu, aga et nagu minu maailmas tähendas see seda, et nagu, aga miks ma siis üldse seda teen? Või et miks ma üldse nagu nii-öelda, et mis mu selle kogu asja point on? Miks ma olen selle umbes mingi, ma ei tea, aastaid teinud või nagu, et mis mu trenni mõte on? Et see 1, ma ei tea, gramm või 1% võis minu maailma täiesti nagu segi lüüa. Ja siis avastad ennast nagu, et sa oled mingi öösel, mingi, ma ei tea, suust tuleb nutellat, mõtled mingi, oh my god, mis siin juhtunud on. Et nagu, et sul puudub kontroll ja siis sa nutad ja oled nagu mingi, oh my god, või lööd järjest sisse 4 šokolaade, mis sa nagu sõid ära. Okei, nüüd ma ei söö enam täna mitte midagi, nagu, et see ei ole normaalne elu või see ei olegi tegelikult normaalsus. Et nagu, et praegu... Ma ei ole kogenud, aga see on täitsa uus, see oli uus praegu. Midagi uut. Uusember sulle. Et praegu ma käin vanaema juures, siis ma olen nagu mingi fucking yes, tal on juustukringlit ja šokolaadikringlit, ma söön mõlemat. Et nagu, ja vähemalt 2 tükki. Et ma ei muretse selle pärast või nagu, et ongi see, et nagu, ma ei tea, tervislikku toitumist vaadatakse tegelikkuses ju ikkagi nagu nii-öelda 10 päeva lõikes. Ma arvan, et see on ikkagi tänu sellele, et sa selle koolis käisid. Ja. Et ma olen mõelnud selle peale ja ma arvan, et sealt nagu tekkis sinu see kõige suurem nagu minu arust nagu stabiilne. Sina mõtled niimoodi kodus, kus mina arenen. Kus sina ma arvan, et seal nagu tekkis. Ja kindlasti, sest ma läksin ka nagu kooli sellepärast, et ma tahtsin nagu nii-öelda enda teadmis või ennast aidata ja ma ei saanud asjadest aru ja nagu või et kuidas ja seal nagu see nägemus üldse, et kõikidest nagu vitamiinidest ja ma ei tea, kuidas meie keha nagu nii-öelda töötab ja nagu, et ma näen või ma sain ka aru, kui palju meie keha teeb tööd üldse või näeb vaeva ja kui oluline on see kütus. Ja nüüd ma olen nagu mingi, et ma ei taha teda nagu nii-öelda kuidagi piinata. Või et ongi see, et nagu, et see mu mingi põhinäide ongi, et nagu, et ma olen nii pikk ja siis nagu mingid osakesed lähevad mu varbaküünt tegema, nad näevad nii palju vaeva, nad käivad edasi-tagasi, viivad kogu aeg seal mingisuguseid tükikesi. Mis need lühemad inimesed siis? et lühemad inimesed võivad. Mingid laisad rakud. Neil on kogu aeg puhkus. Et see oleneb ainult selles pikkusest. Mina olen hästi töökas. ja et nagu, et ma olengi nagu, et ma mõtlen kogu aeg nagu selle peale, et umbes mingi vaatad mingi, et nahk ja sa näed tegelikult, kuidas nagu su keha tuleb ka see, kui palju sa ennast paremini tunned ja nagu ka see, need võimalused üldse, et nagu
kui sa oled olnud ka väga suures, näiteks sul on olnud mingisugune, ma ei tea, haigus on ju, või sul on mingisugune vigastus või siis mina tundsin väga nagu nii-öelda kaua seda, et ma olen oma kehas kinni. Et siis nagu sa hindad seda liikumist täiesti teistmoodi. Et noh, see ongi nagu, et ma ei tea, et sul korra jääd haigeks on ju, siis mõtled nagu mingi fucking hell ja homme ma panen kindlalt mütsi pähe, et jumala eest nagu, et siis ma ei taha on ju, et nagu koolis võib-olla mina nagu nii-öelda õppisingi ära selle nagu ennetamise olulisuse, et kõik minu tänased nagu nii-öelda need valikud ongi see, et ma saaksin võimalikult kaua tunda seda head tunnet, mis ma täna tunnen on ju. Aga et inimesed hakkavad tegutsema tegelikult alles siis, kui on nagu, ma ei tea, ülekaal on liiga suur või siis nad on juba nagu depressioonis või siis nagu nii-öelda neil ongi mingisugused vigastused, kas või mina tegelikult, et nagu ma seljaharjutusi ma teen ju ainult siis, kui probleem on. Jah, kui kuskilt nagu see on võib-olla ikka haridusministeeriumisse on jällegi, tuleb pöörduda. Jah. No, et selle algab nagu ikkagi selle, noh, et mitte, et kõigile peab mingi täppisteadlase nagu sükest infot andma, aga samas ma nagu seda väidet nagu väites mõtlesin, et ega inimesed teab, mis taha ja midagi. No kui vaatad niimoodi, kui sa inimesed nõustad, siis need üldjuhul on nagu üpris taibukad. Lihtsalt nagu see praktiline või see nagu tegevusaktid on nagu sellised, sa kogu aeg nagu haarad igalt poolt ja sul nagu see baas, sa peaks nagu see baasi nagu ära tegema ja siis sinna nagu võtma neid igast Instagrami teadmise peale, et siis on nagu kuidagi see on nagu paremini tasakaalus, aga kui need baas nagu koostab nendest lihtsalt mingitest seikadest kuskil, mida sa näed nagu klippidena, mida sa võtad nagu siis osalise tõena, siis tekib sul nagu ikka iga inimese peas tekib ju see tõe kooslus, vaata, et nagu ja kuna seal ei ole seda algkriitilist mõtlemist, siis sa teedki nii kaua neid toitumisvalese otsuseid nagu nii kaua kuni see tuleb see tagasiside, et ma ei tea, mingi terviserikke või immuunsüsteemi, keegi ei seosta ma ei tea, oma näiteks säärelihase vigastust vale toitumisega. Ta ei pruugigi olla valest toitumist, aga ta võib olla valest toitumist. Või näiteks ka valest joomisest või üldse joomata jätmisest või näiteks mingi peojärgset näiteks lihasrebendi saamine on seotud lihtsalt sellega, et meil on vist tarbin töö läbi, siis põhimõtteliselt organismist vett välja viivaid nagu teoreetikumena alkoholi ja siis lähme teeme seal niimoodi, et hommikul joome õlle ja siis lähme teeme sporti peale ja siis võin teha nagu mingisuguse, aga sa tegelikult ei seosta sellega seda. Et sa seostad võib-olla selle heal juhul selle peoga, aga mitte nagu selle mingite toitumisotsustega. Ületrenn ka, vaata, trenni ja toidu tasakaal, sa ei hakka nagu, sa vaatad ikka lähitulevikut, ma tegin eelmises trennis nagu see harjutus on vale, see jõudõmme on vale, ma ei tea, seal seljas hirjutel lihase nagu tõmbasin ära, tegelikult võib-olla see, et nagu lihas lühike, hooldamata, halvasti toidetud, nagu et ei ole see tehniline sorts ega koormus ei ole see nagu see probleem seal. Aga see nagu ongi seda kaugemale vaadata on nagu raske. Aga me peame seda siin otsa. Ja ma saan aru, et see ei lõppegi ära muidu. Ei lõppe küll, jah. Et ma tänan sind, et sa leidsid selle aja ja urasid oma rattaga meile siia otse-eetris. Rõõmuga, jah. Rõõmuga. Ja meie näeme kindlasti igapäevaselt jõusaalis edasi. Ja kõik teised võivad sind vaadata kus kohas? Rocca Mare My Fitness siis. Nagu... Või liiga reklaamil. Et Ints on see My Fitnessi treener ja tegelikult jääb igal pool ülesse ka ju. Instasse võib ka kirjutada või? Kuigi seal sa oled ülikehv vastaja. Seal ta saadad ainult lollusi. Kuule. Nali. Saadame edasi neid samu, nagu mis neid lollusi tehakse. Ma olen saatnud edasi, vaatame, mis lollusi tehakse. Me hindaksime seda hästi targalt. Ja mul on Instagrami kirjutatud ja ma olen palunud, et mingi teise suhtlusviisi. Ei, mul ei ole midagi selle vastu, aga lihtsalt kui vaatad, tuleb sinna, vaata, seal on mingid nagu need kastid, vaata. Tuleb sinna sellesse mitte oma sõprade kasti. Siis need ongi seal, et siis Messenger vist on isegi parem, mis seal tuleb ikkagi sisse või? Jah, vist jah. Või üldsegi. See tõttab, kuidas sul seadistatud vist on. Ja parem on muidugi e-mail kirjutada. Jah, teeme ikkagi e-maili peale. Ei, vahet ei ole, võiks kõik kirjutada.
mida siis? Maur. Sinna ma ei taha, sealt ma saadan edasi, aga saadke, kus tahate. Ei no kui leiab üles ikka. Okay. Te vast ei ole hullu. Tema, mis otsad kaugus, ma saan selle su pooliku batooni ära süüa. Jah, aga ta võid nii. Aitäh teile.